Karin käib juba 6. aastat balletikoolis ja ma läksin piiluma, kuidas nad kevadetenduseks harjutasid. Nii palju keerulisi ülesandeid ja harjutusi. Tund saigi läbi. See 1,5 tundi teid imetledes möödus nii kiiresti. No tule kevadel teatrisse etendust ka vaatama. Me harjutame praegu iga päev hommikul kella 9:30 12. Nii ka laupäeviti. Wow! Ilu nõuab ohvreid. Tundub kerge pole alati lihtne saavutada. Aga tead sa, balleti loetakse siiski kõige ohutumaks spordialaks. Seda on raske spordiks pidada. See on nii hõrk ja kunstipärane pigem. Aga ma just vaatasin ja imestasin, et keegi ei murragi ühtegi varbaluu. Hihi, ega neid balletikorksusi tohigi kohe jalga panna. Mitu head aastat tuleb ennem harjutada, et saaks varvastel kõndida. Eelkõige seepärast ma tahtsingi balletti õppida tantsima. Aga nüüd ei oskagi see teisiti, kui et varvastel ja varbad väljapoole. Hihi! Lahe! Ma lähen praegu pesema, aga ehk kohtume veel peale lõunat. Muidugi, mul on üks uus mäng ka, mida mängida. Tulen sinu juurde siis. Istume ja ma õpetan sulle selle mängu, mis on üle 1000 aasta vana ja mida metsasoomlased päris sigadega ajaviitmiseks mängisid. Kas see mustanotsu mäng? Ei, nii. On 2 põrsast, mida tuleb visata, nagu täringuid. Vastavalt sellele, mis asendisse notsud veerevad, saad sa punkte. Notsud võivad kukkuda kärsale, jalule, külili või selili. Kui kukuvad külili, siis saad 0 punkti. Seisva või selili kukkunud põrssa eest saab 5 punkti. Iga kärsale maandunud põrssa eest saab saada 15 punkti. Kui aga mõlemad põrssad on kukkunud üheti, saad topelt. Näiteks maksimumi saad, kui mõlemad kukkusid kärsale, siis saad 30 punkti asemel lausa 60. Ohoh, aga seda saab vist teiste mänguasjadega ka mängida, mis erinevatesse asenditesse kukuvad. Ma arvan küll. Ma veeretan esimesena. Hakkame mängima. Peeglipikk.